Kui ma käisin esimeses klassis, siis ma vaatasin oma klassiõdesid, kuidas nad teevad hundirattaid ja mina ei julgenud ja ma ei teadnud, kuidas seda teha ja see tundus nii müstiline ja maagiline. Paar aastat tagasi ootasin lihtsalt lapse ujumistunni ajal ühes lasteaias ja kõrval lõppes just akrobaatikatund lastele. Kogu põrand oli kaetud selliste pehmete paksude mattidega ja mulle tundus, et see võib olla see koht. Ja ma proovisin, sain head juhendust ka, mis on hästi oluline, sest kõik asjad on võimalik step by step teha. See jalg tuleb suunata õigesti, need käed tuleb panna õigesti, õiges järjekorras maha ja paar korda proovides tuligi see ju välja ja siis teistpidi ka, teisele poole. Kunagi ma käisin Kunstiakadeemia ettevalmistuskursustel. Ma ei läinud kunagi sisseastumiskatsetele, sest nende kursuste lõpuks ma ei saanud nii motiveerivat hinnet, kui ma olin harjunud koolis muidu saama. Aga seal ma sain teada, et joonistamine ei olegi see, mille tulemus lihtsalt kuidagi kukub välja, vaid see on ka vägagi nagu joonestamine või selline väga step by step. Samuti ma vaatan, kuidas mu laps äpi abil õpib kitarri või nagu õpitakse keeli või nagu õpitakse süüa tegema või autoga sõitma. Kõik on võimalik step by step endale selgeks teha ja see on nii äge. Kõik need asjad, mis tunduvad nii maagilised ja müstilised, nagu mulle hundiratas 7-aastasena, need on võimalik tegelikult õige juhendamisega, õige infoga ära teha ja saada see eduelamus kogu teekonna, iga sammu juures. Mina olen Merit Raju. Usun, et alati saab paremaks, alati saab oma elu veel ägedamaks lihvida, veel rohkem nautida ja tunda rõõmu elu ehedatest asjadest. Kirjutan raamatuid, korraldan sündmusi, kursusi, teen videosid ja olen ema. Ja olen kindel, et saan sind ka inspireerida ehedamalt elama ja veel rohkem elust rõõmu tundma. Kohtumiseni!